Markus, palju õnne kõigepealt korvide etapivõit siit Pärnust, mis on ka teie koduklubi. Andis oodata seda intervjuud, et lõpuks ometi saaks Eesti meistrivõistluste raames ka sinuga intervjuud teha. Kuidas sa võib-olla tänase päeva kokku võtaksid? Täna läks hästi, et tulime siia võõra raja peale, et ei osanud nagu otseselt midagi oodata, aga juba hommikust saati oli enesetunne hea ja sõitsime oma sõitu ja tulemus oli selline, nagu ta oli, et kahjuks konkurentide ebaõnnele, aga soovime kiiret paranemist Sebastianile ja loodame, et nad on varsti tagasi. No õnn oli täna teie pool, see esimene sõit võib-olla pealtvaatajatele natukene läks igavaks, sest ei olnud sellist võib-olla esikoha duelli, te turvaliselt juhtisite, aga teise sõidu alguses tegelikult oli ju väga-väga põnev duell sinu ja siis Lihtsa vahel. Jaa, meil start ebaõnnestus, Lihtsal õnnestus ja hakkasime koos pusima ja minema ja katsusime rünnata iga nurga, kus me saime, aga me kahjuks möödaminemise kohta veel ei leidnud, aga tegime, mis me suutsime ja võtsime survet peale, ootasime, et äkki eksivad või õnnestub ikkagi see möödaminemise koht leida, aga sõit sai hoopis teistsuguse lõpu, et lõpp oli sama nagu esimene sõit, et kulgesime üksinda lõpuni. Selles mõttes Lihtsa ikkagi natukene ka eksis, et ühel sellel hüppe maandumisel nad vist päris pahasti maandusid. Ma sain aru, et sa nägid seda kõike pealt. Jaa, üks hüppe siin platsi peal läks natuke pikaks võib-olla ja Sebastianil lõi põlvist ära, et ja järgmine hüppe tuli kohe peale ja ta ei saanud päris täpselt jalgu alla ja eks sealt see valu tuligi, et mis seal täpselt juhtus, eks sõidu pealt on raske hinnata, aga meie silmini ta niimoodi paistis. Igal juhul sõidu algus oli väga põnev. Sa tegelikult enne mainisid ka, et selle raja peal te ei ole sõitnud, võib-olla ainult videodest näinud, et kuidas sulle meeldis siis uus Pärnu rada? Väga äge oli, et pool rada vana ja pool rada uut, siis saaks väga-väga ägeda raja meie silmis, aga ma arvan, et uus rada ikka midagi uut ja huvitavat, ikka parem kui saagida neid vanu radu ja sa tead täpselt, kus ja mismoodi, et äge töö. Pärnu klubi on üliägeda rajaga hakkama saanud, üliägeda töö ära teinud, et kummardus neile. No Pärnu klubi on ka teie koduklubi. Kas täna oli võib-olla tunda ka niisugust publiku rohkemat kaasaelamist võib-olla teile? Eks ikka kodupubliku ees on, või nii-öelda kodupubliku ees on hea võistelda, et eks oma jagu pingetel ka selle arvelt juures, et ikka tahad ju võita kodus, et õnneks suutsime seda ja kokkuvõttes ilus päev. Millised on edasised plaanid, kus teid veel võistlemas näeb? No edasi tulevad veel Läti meistrivõistlused ja Eesti meistrivõistlused ja siin mõned üksikud krossid juurde ja vaatame, mis hooaja lõpp toob, et võib-olla saame rahusta krossile ka minna. No täna te saite ka Eesti meistrivõistluste punase plaadi, te läksite siis tabeli ette otsa liidriks. Mis tunne on? Väga hea tunne on, et selle nimel me ju võitlemegi, et Eesti meistriks tulla, et tore on olla seal ees, aga hooaeg on veel pikk ja midagi ei ole läbi enne, kui viimane finišilipp langeb. Just täpselt, igal juhul palju õnne teile veel kord ja edu edaspidiseks. Aitäh!